Hello Sweden! Meie oleme saabunud Rootsi ainult ühel põhjusel. Täna esineb Stockholmis Sabrina Carpenter. See on muidugi õhtuni on veel aega ja kõigepealt on vaja Rootsit natuke avastada ja ma mõtlesin, et kui me juba siin Sabrinale oleme tulnud, siis ma võtan teid endaga ikkagi kaasa, sest et kes ei tahaks näha Sabrinat, mina tahan ja siis ma näitan teile ka. Esimene agenda on söögikoht otsida, sest et palju kell on 11:21 ja kõht on väga tühi. Nii et lähme sööme midagi ja vaatame, mis siin Stockholmis toimub. Oleme maandunud kohvikusse, selle kohviku nimi on Cafe Nero. Nero tähendab soome keeles geeniust, mis tähendab seda, et meil on igasugune õigus siin istuda. Nüüd, kui Erol on hakanud ka sotsiaalmeedikuks, siis temaga on hea linna peal käia, sest et ta on nõus filmima, ta on nõus pildistama. Mul ei ole elus väga siukseid inimesi, kes on nõus nagu tegema. Aga teeme siis hauli. Mina võtsin jääkohvi, vaniljalatte ja kusjuures ma avastasin enda armastuse vaniljalattede vastu ka Rootsis. See on ainuõige koht, kus seda süüa. Mingisugune paprikasai. Ma loodan, et see täidab mu kõhtu. Ja siis kaneelirull, kust ma pildi jaoks juba võtsin ampsu. Aga oodake. Paprika maitset on väga tunda. Siuke kerge. Ma ootan kaneelirulli vist rohkem. Ja ma nüüd söön ja ma loodan, et te olete ka täna söönud. Head isu. On täis head ja paremat. Mul isegi on nagu natuke liiga täis. Niimoodi, et ma tunnen, et mul veidike pistab. Aga me oleme jõudnud siia sellisesse, mis see nagu eesti keeles olla võiks, see on nagu square inglise keeles, aga estonglishit ei tahaks rääkida. See on siuke ruut, siuke ala. Siin ma olen väga palju korda oma elu jooksul käinud ja selle põhjuseks on ainult üks põhjus. Siin on üks pood, kuhu ma olen nii kaua oodanud, et minna ja nüüd me saame sinna minna koos teiega. Tulge, see on siin kohe tänava taga. Minu tänane plaan Sephorast. Mul on kaks asja, mida mul on kindlasti vaja. Mul on vaja Selena Gomezi blushi. Ma olen seda lükanud nii palju edasi selle ostmist. Ja siis mul oleks vaja mingit cream kontuuri, ehk siis Fenty oma võib-olla. Aga ega ma täpselt ei teagi. Aga lähme piilume. Mis seal on? Ma olen jääma Sephoras ka indi lae. Siin mängib Sabrina. Näete seda nagu stikki ma tahan, aga kontuuri jaoks. Muidugi budget, see läheb üle. Siin on Ariana Grande meikiga ja kusjuures nad mängivad siin ainult Sabrina muusikat nagu Slay, Sephora Slay. Ma leidsin Selena blushid ülesse. Need on, ma tean, nagu mega pigmendiga, aga ma ei tea, mis see minu nagu värv võiks olla, mis mulle sobiks. Samas siuke mulle meeldib, mis ma muidugi esimesena kohe grabisin, aga oh my god, aga äkki tõesti see käisin valgus on pekkis natuke, aga maailma parim pood, Normal. Ma tegelikult alles hiljuti Soomes käisin Normalis. Mul ei oleks tegelikult väga midagi vaja, aga Normal elab. See concealer on üks mu lemmikuid concealereid. 6 euri, alla 6 euro. Kunagi see oli nagu mingi 4 euri. See muidugi ei kesta väga kaua, aga ülihea concealer. Love it. Soovitan. Sephora haul mere ääres. Mina ostsin Sephorast ainult Universal Artistide asju ja ma pidin oma säästukontolt endale raha juurde kandma, et ma saaks neid asju üldse osta. Ühesõnaga, seda ma juba näitasin. Fenty Beauty Contour Stick. Ma isegi ei mõelnud sellele, et mul on seda vaja, aga mul on seda alati vaja. Rem Beauty Ariana Grande Foundation. Ülihea, üliilus, gorgeous. Soovitan 100%. Ja siis võtsin selle sama tooni, mida ma seal poes ka näitasin. Rare Beauty Blush. Issand, see props mingi tuulab üle siin see mu mikrofon. Ma panen tuulevarju teil. Täna on siuke päev, et ma saan seda blushi kohe katsetada. See on ülitugeva pigmendiga ja teate, kellel on ülitugeva pigmendiga blush alati näos? Sabrina Carpenteril. Ja kuhu ma täna lähen? Sabrina Carpenteri kontserdile. Halloo! I got something that I can take.
Yes. Sorry for that. No, you're fine. Tervist. Okei, ma nüüd teen endale Sabrina jaoks meiki ja mul nüüd põhjaalus on valmis ja on aeg katsetada mu uusi tooteid. Ma ei teagi, millega neid nagu laiali endale ajada, sest mul ei ole nagu brushi sellise asja jaoks. Selline. See on mu esimene Rare Beauty toode. Okei. Oh my god, ma juba nii kardan. See on ülipigmented, lihtsalt üks täpp. Nii, okei. Vaadake lihtsalt seda blush for days. Aga ma tahtsin teha täiesti ju Sabrina blushi. Tal on seda nagu üle näo. Aga see blendib üli ilusti. Mulle meeldib see värv ka, mis ma võtsin. Okei, oota, ma kõigepealt ajan näpuga seda laiali. Ma just see Sabrina teeb nagu niimoodi, et tal tuleb nagu siia alla välja, et ta nagu kontuurib sellega, aga ma ei julge. Kahjuks ma keeran perse terve veidi endal. Proovime lihtsalt. Näe, ma kontuurin oma blushiga ja siis lihtsalt kõik põsed nagu täis. No nii, mul on nüüd palju. Issand, see ei näe siin peeglis üldse siuke välja, nagu ta siin mul kaameras praegu näeb. Peeglis näeb täiega ilus välja. Ma ei tea, kas see on nagu kloon või see on, no kui nüüd läks paljuks. Vakkarisk. Nii ohtlik on see toode, ma ütlen teile, vaadake lihtsalt. Nii. Siin näeb küll nagu kloon välja see blush. Okei, las see blush praegu jääda. Proovime mu Fenty Beauty kontuuri. Ma olen seda nii ammu tahtnud ja ma ei ole seda mitte kunagi endale ostnud. Ma ostsin liiga tumeda või? Ei ostnud ju. Ahaa, see ei blendi päris nii hästi kui see. Kus see kadus? Kõik toode kadus lihtsalt. Või Hanna? Mis värk see nüüd siis olgu? Ta nüüd nagu ei ole võib-olla piisavalt soe. Seda peaks nagu vist soojamaks nagu blendima. Aga proovime nina kontuuri saada. Aga kui ma näpuga blendin, näe kohe läheb, näpp on soe. Toode peab nagu soe olema, muidu ta on jah siuke, noh, tõesti skinny nose. Ma messan oma meigiga veits edasi ja siis ma teen varsti touch-upi. Ma lihtsalt tahtsin korra teiega koos neid uusi asju proovida. Ma tegin DIY sihukese särgi musisuudega. Ta on minu omad, aga ma just loodan, et see nagu laiali. Ma panin setting spreid siia peale, et see püsiks. Siis mul on siuke kollane, siidine Sabrina seelik. Ja nahktagi on peal ainult selleks, et oleks midagi peal. Arena see tuleb maha. Nüüd me lähme Universali peole, hängile, trinksutama ja siis lähme kontserdile. Ja kas siit on näha, aga põletasin oma otsa esis ära. See oli mu suurim hirm, et ma põletan ennast oma curling ironiga ära ja viimane salk lataki. Mina ostsin endale mütsi. I'm working late ja Erol. Ja mina sain sellise pusa espresso värviga. Kuidas Erol showga rahule jäid? Mulle väga meeldis. See oli nagu teater. Mulle väga meeldis. Jaa! See oli nagu show. See oli nagu Broadway. Me oleme käinud Broadway show'l. Ei, see oli nii tore. Ma korra isegi natuke pisardasin. Ja siis muga korra räägiti ja ma pidin oma pisarad ära kaotama. Aga tõesti väga äge, väga tore. Ja neil on Emma Chamberlainiga sama stilist. Nii et põmps ma olen näinud ka Emma Chamberlaini. Nad käisid koos mingi suusapuhkusel. Sabrina ja Emma koos. Ma just mõtlesin, ma peale seda panin kõik seda laulud playlisti panema. Nad on mingi 7 albumit. Nii et edu sellega. Ma olen nüüd fänn. Nüüd on merch, jah? Tere hommikut. Vaadake mu tuhket mütsi. Täna I'm working early. Tahtsin tegelikult enne teiega juba jutustada, aga ma ei viitsinud. Ma ei viitsinud mõelda, ma ei viitsinud öelda, midagi ei viitsinud teha. Ühesõnaga, eile kontsert oli mega, nii tore. Ma täiesti Sabrina fänn juba pikalt. Tema on põhjus, miks ma nii naeratan vahepeal. See on täiesti Sabrina, sest et tema tegi niimoodi ja ma nägin seda, kui ma olin mingi 16-15. Sabrina tegi ja ma hakkasin ka tegema. Me läksime veel natuke veini sipsutama mere äärde ja Max burgerit sööma. On saabunud uus päev, varsti peab minema koju ja me tulime kohvikusse sööma ja mina võtsin võikud, siin on avokaadot, kurti, paprikat vahel, kaneelirulli, see on ilmselgelt go-to siin Rootsis ja muidugi ei saa alustada ühte päeva ilma ühe iced vanilla lateta. Pankoogid.